Tere kõigile, mina olen Ingrid Maadvere ja meil on täna tulemas siis väga põnev veebiseminar, mida siis me ei osanud seda alguses kogu aeg isegi nimetada, ütleme jalutuskäik Betil ehk siis mida haridustehnoloogid Londonist endaga kaasa võtsid. Ja ütleme, et meil läheb selline umbes tund aega ja need teemad, mis täna tulevad, siis ongi, et mis asi see BET üldse on, mis siis toimus selle aasta 2026. aasta BET-il ja jagame ka kogemusi. Aga nüüd enne veel, kui me saame esinejatega tuttavaks, jagan ma teiega ka ühte linki ja te saate selle lingi peale siis vajutades vastata mõnele küsimusele, sest nagu meil juba selgus, siis meil on päris palju haridustehnoloogia siin täna. Nii, vaatame, kas te saate selle lingile ligi. Ja ma arvan, et te kõik tahate ka jagada, mida te siis nägite ja kuidas teil siis läks. Nii et esimesed küsimused on siis selline, et kas te käisite sellel aastal või ei käinud. Nii et siis me juba teame, kui palju me saame siis teid kaasa rääkima veel võtta, eks ole. Ahah, näete, no praegu juba läheb. Et juba 2 tükki on veel käinud, 6 ei ole. Nii, laseme natukene siin hääletada ka veel ja inimesed tulevad veel sisse. Nii et ma julgustan väga kõiki, kes siis täna siin on oma mõtteid jagama ja kaasa rääkima. Nii, ma näitan teile kohe ühte küsimust veel ja siis teen ühe tutvusringiga meie tänaste esinejatega. Nii et vaatame. No nii, ütleme niimoodi, et meil on siin neid praegu rohkem, kes ei käinud. Ja nüüd ma panen siit järgmise küsimuse, et mitu korda te olete käinud ja tulen nüüd siia esitluse juurde tagasi ja võib-olla teeme siis sellise tutvusringi ka, et ma võin ise siis alustada, et mina olen BET-il käinud, see oli 3. kord ja mul on juhtunud siis niimoodi, et minu vahed on olnud sellised siis 10 aastat, et 2007, 2016 ja nüüd siis 2026. Nii, Kristi, tutvusta ennast. Nii, tere, mina olen siis Kristi Salum ja töötan Gustav Adolfi gümnaasiumis haridustehnoloogina ja olen siis ka EHTL-i juhatuses. Ja oma eelmises elus, nii-öelda, kui ma olin ProgeTiigri programmijuht, siis õnnestus mul lausa 3 korda käia BET-il. Nüüd vahepeal oli siis 5 aastat pausi ja nüüd siis oli taas kohtumine BET-iga. Aitäh. Nii, Airi, kuidas sul? Ja, tere, toon teile Haapsalust tervitusi ja minul oli nii nagu Ingridilgi 3. kord. Esimene kord 2019, siis 2024 minu mäletamist mööda ja nüüd siis 3. kord. Nii et teatav selline ajalugu on olemas. No siis saab ka võrrelda, eks? Just. Nii, Diana, ega sinul ei olnud ometi esimene kord? No vot, minul oli tegelikult seekord BET-il käik 5. kord. Nii et, aga mina olen siis Pärnu Vanalinna Põhikooli haridustehnoloog ja esimene kord käisime BET-il 2016 ehk 10 aastat tagasi. Ja siis selliste väikeste pausidega olen saanud siis vahepeal käia ja silma peal hoida. Väga hea. Nii, Kaia, mitmes BET? Tere, mina olen Pärnu Ühisgümnaasiumi haridustehnoloogia, minul on ka 5. kord. Ja ka esimene kord oli 10 aastat tagasi, nii et tõesti, et iga kord on see BET olnud natukene erinev ja täna ma pärast räägin veel, mille poolest erinesid tänane või tähendab selle aasta ja siis minu eelviimane BET omavahel. Väga põnev, juba ootame. Nii, Kairi. Tere, mina olen Kairi Osula Kuninga tänava põhikoolist. Ja mina käin selle 5. pundiga kogu aeg BET-il, nii et täpselt sama lugu. Esimene kord 2016 ja nüüd järjest niimoodi 5 korda. Mitte järjest aastatel. Järjest aastatel on kuidagi kogemus näidanud, et kui väga käia näiteks 3 aastat järjest, siis enam ei ole nii huvitav. No vot, eks ole, mingid asjad korduvad ka. Nii, aga vaatame, kuidas meil siis nende kuulajatega on, et kas nemad... Mitu korda siis nemad on käinud? Ohoo, meil on tegelikult siin ka neid, kes ei ole mitte kunagi käinud. Nii et siis on tegelikult väga hea, et me natukene ka peatume sellel, mis asi see on üldse, eks ole. Muidu te mõtlete, et BET on see nüüd midagi piimaga seotud või millest me üldse räägime, eks ole.
ja samas on ka neid, kes on siis ka rohkem kui 4 korda, et kes on siis nagu need fännid. Ja ma panen nüüd tegelikult nende jaoks, kes siis on käinud siia ühe küsimuse veel, mille juurde ma tulen kõige lõpus tagasi. Et kui te mõtlete oma selle ajaloo peale, siis milliseid häid mõtteid te siis olete PET-ilt saanud, et kui te seal erinevatel aastatel olete käinud, et kas miski on teid nagu mõjutanud ja jätan selle küsimuse lahti, nii et te saate rahulikult kirjutada, kui meie siis läheme oma selle rännakuga siis edasi. Et kõigepealt, mis asi see PET siis üldse on? Et tegelikult ta tuleb siis, ta akronüüm on siis, eks ole, ta tuleb siis sellistest sõnadest nagu British Educational Training and Technology Show. Et ja ta, me võiks öelda, et ta on tegelikult selline haridustehnoloogia mess ja konverents. Tal on oma korraldaja olemas ja esimene PET tegelikult toimus juba 1985, aga siis öeldi, et see PET oli pigem selline, et kõik näitasid oma erinevaid arvuteid, mis olid siis välja tulnud. Ja siis erinevatel aastatel on siis ta nüüd liikunud, muutunud aina populaarsemaks, liikunud ka erinevatesse asukohtadesse. Nii et mina olen ka näiteks seal olümpiamessikeskuses käinud, kuhu ta 1993. aastal läks ja praegu on ta siis hästi suures Exceli keskuses. Ja PET ei ole sugugi ainult selline, et selleks tuleb Londonisse sõita, vaid tegelikult panin siia siis ühe sellise väikse pildi ka, Diana saatis, et vaata, kus veel PET on, et kui te nüüd hakkate oma õppeaastat planeerima, siis miks mitte minna ka Brasiiliasse või Aasiasse või USA-sse hoopis, eks ole. Et need ei ole kõik nagu sellised samasugused, eks nad ikkagi keskenduvad just sellele regioonile, kus nad on. Ja ütleme, Londoni PET on ka väga palju ikkagi orienteeritud ju ka Inglismaale ja nendele õpetajatele, nii et neid asju näeb seal kõige rohkem. Aga siis tegelikult on PET kõigi jaoks ja kui mina ütlesin teile, et ma olen PET-il käinud 3 korda, siis tegelikult ma olen rohkem käinud. Ja PET-il on alati olemas ka oma kodulehekülg ja nendel aastatel, kui ma ei saa sinna minna, sest see kõik ikkagi nõuab ka teatavaid finantse, siis ma olen käinud läbi PET-i kodulehekülge. Et neil on alati väga selline põhjalik kodulehekülg, kus on olemas siis igasuguseid selliseid tutvustavaid videoid, mis minule kunagi pakkus tohutult huvi, kui oli selline aeg, et tulid need erinevad pakkujad, siis neil on ka väga palju seda, et kes seal üldse esineb. Et ma saan ka näiteks firmade järgi vaadata, et mis seal siis parasjagu on ja mis seal siis, mida nad siis teevad. Nii et, et võib leida ka päris selliseid toredaid keskkondi enda jaoks. Nii et ei pea alati kohale minema, ka online'is on võimalik siis vaadata, mis toimub. Nii, aga meie läheme kohale ja Kristi, mida sina nägid? Jah, Kristi täna napsas endale võimaluse siin esimesele rääkida oma muljetest, sellepärast, et mina varsti siin sõidan teatrisse õpilastega. Aga tõesti, kui ma nüüd oma muljetest räägin, siis ikkagi vanast harjumusest ma alustasin sellest, et ma otsisin üles, kus on erinevad siis robotid ja muud sellised huvitavad komplektid. Ja mis mulle sellel aastal nüüd silma torkas, oli see, et neid oli erakordselt palju esiteks PET-il. Et oli kõikvõimalikke erinevaid roboteid, et siin nüüd mõned näited, mis mul pildile püüdsin, aga ma sain ka päris toredaid videoklippe sellistest robotitest, mis käituvad ja liiguvad juba täitsa nagu päris inimesed. Nii et mul isegi korraks tekkis kahtlus, kas mitte mõni laps ei ole kostüümi sisse pugenud. Nii et neid roboteid oli tõesti igasuguseid, selliseid, mis siis liiguvad, selliseid, mida saab ise kokku panna juppidest, sellised, mis on väga sarnased võib-olla meile hästi tuttavate Lego komplektidega. Aga nende erinevaid variatsioone oli seal tõepoolest väga erineval kujul ja väga palju. Ja mis mulle veel tegelikult silma jäid, oli see, et tegelikult järjest rohkem mõeldakse selle peale, et need erinevad komplektid, mida pakutakse, oleksid siis võimalikult päris eluga seotud. Et on sellised elektroonika, mehhatroonika komplektid, mis justkui matkivad ikkagi nagu päris elus vajalikke oskusi ja neid võimalusi. Ja samamoodi oli seal siis erinevaid selliseid Steam-lahendusi, kus samamoodi igapäevaelust võetud projektid on siis nüüd tehtud sellised miniversioonid, mida õpilased saaksid siis ise kokku panna, katsetada, et nad paremini saaksid siis aru, kuidas asjad töötavad. Ja mis veel nende robotite ja Steam'i puhul oli selline võib-olla natukene erinev sellest, mis oli siis 5 aastat tagasi,
et väga palju ikkagi need tootjad rõhutasid ka sellele, et nende komplektidega moel või teisel on juba tehisintellekt ka seotud. Ja hästi palju oli siis seda varianti, kus on võimalik siis neid nii-öelda erinevaid asju omavahel lõimida, et robootikat, siis käed külge nii-öelda midagi ise valmis ehitada ja siis tehisintellektiga veel omakorda seal mingisuguseid väikseid täiendusi ja muutusi teha. Nii et see oli päris põnev. Et see vasakpoolne selline alumine robot, see oli näiteks selline tore, mis reageeris inimese enda siis liikumisele ja sellele minu nii-öelda pea keeramisele ja käe liikumisele. Nii et selles mõttes oli selline päris tore, et järjest nagu mitmekesisem on see valik, aga loomulikult hinnad on ka sellised toredad, et eks siis peab alati hästi hoolega võib-olla siis turgu vaatama, et missugused need oleksid siis kõige mõtestatumad. Nii võime siit vist edasi minna. Aga Kristi, mul on üks küsimus. No küsi. Et vaata, sul on siin pildi peal ka nagu lapsed, et võib-olla sa räägid sellest ka, et see on ka üks muutus, mis minule küll silma jäi, et need õpilaste osalus, jah? Jaa, kusjuures see on tegelikult väga tore märksõna, sest et ma küll märkasin seda juba ka 5 aastat tagasi, et olid õpilasgrupid, aga siis need õpilasgrupid olid nagu tundusid olevat sellised Briti või Londoni enda koolidest. Aga minu meelest sellel aastal torkas silma see, et päris palju oli selliseid ilmselt Aasia poolt lausa kohale tulnud õpilasgruppe, vähemalt nii-öelda visuaalsel vaatlemisel ma otseselt ei küsinud, kust nad pärit on. Nii et neid oli seal tõesti päris palju ja kui tegelikult nüüd veel mõelda, mis on erinevus 5 aasta taguse ajaga, siis mulle tundus, et just need sellised suuremad ettevõtted pakkusidki just hästi palju tegevusi õpilastele. Et seal oli kohe näha, et seal oli kõik võimalik ja siis juba mõeldud selliseid õpilastele suunatud tegevusi, mitte ainult siis ei tutvustatud oma tooteid. Ja nagu me teame, PET on tasuta, nii et et mõnes mõttes, kui meil siin Tallinnas oleks, võib-olla võiks ka õpilased vaatama, eks ole. Ja kusjuures selle jagamise poolest tegelikult ma toon ühe märksõna veel, et kui mina nüüd ise tagasi tulin, siis ma tegin oma piltidest ja oma muljetest kohe ka siis sellise esitluse oma õpilastele ja ma olen nüüd rääkinud seda erinevas vanuses õpilastele, mis ma seal PET-il nägin ja kogesin ja peab tunnistama, et nad on väga huvitatult sellest olnud ja väga hea meelega kuulanud ja küsimusi küsinud. Nii et see on selles mõttes ka, et kui ise käid, et siis saad ka õpilastele uusi põnevaid asju jagada. Nii, aga nüüd võime küll edasi minna. Et kuna see PET ei ole siis ainult see koht, kus tutvustatakse uusi tooteid, et seal alati on ka siis sellised boksid ja sellised suuremad saalid, kus siis esinejad arutlevad erinevatel teemadel, siis minu selline võib-olla lemmik esineja oli siis seekord Dawn Taylor, kes siis rääkis õpetaja rollist tehisintellekti ajastul ja tema selline põhiline märksõna oli siis see, et on õpikeskkonna disainer. Ja kui nüüd vaadata seda minu siin seda infograafikut, siis selle tegi Notebook LM ja miks ma selle niimoodi Notebook LM-iga siia tegin, oli see sama põhjus, et ma tegelikult nägin, et väga paljud esinejad kasutasid seal PET-il oma slaidide loomiseks just nimelt siis Google'i Notebook LM rakendust. Et selles mõttes see on nüüd sealt inspiratsiooni saanud. Ja mis siis selle tehisintellekti ja õpetaja rolliga siis veel välja tõi, on siis see, et kui vanasti võib-olla tõesti õpetaja oli see, kes teadmisi valdas ja jagas, et siis nüüd on ta pigem tema roll see, et ta kujundab seda keskkonda ja aitab siis õppijatel kujuneda sellisteks nutikateks õppijateks, kes siis oskavad kriitiliselt hinnata seda, mis nad siis teevad ja loovad. Ja pigem olulisem on isegi see, kuidas küsida, kui see, et häid vastuseid kuskilt leida. Ja samamoodi oluline ei ole enam mitte ainult see tulemus, kuhu jõutakse, vaid isegi palju olulisemaks siis tehisintellekti kasutades muutub see, et õppeprotsess oleks nähtav. Ja see on nagu midagi, millele õpetajad peavad rohkem võib-olla tähelepanu pöörama kui sellele, et õpitulemusele, kuhu peaks siis õpilased jõudma. Ja kindlasti tuleb arutada õpilastega siis seda, et see tehisintellekti kasutus oleks läbipaistev ja ükskõik, kes siis tehisintellekti õppeprotsessis kasutab, on see õpetaja või õpilane, igal juhul tuleks siis see ka nii-öelda ära märkida. Ja siis igapäevane harjumus, mulle meeldis see ka just, et selline igapäevane harjumus peaks olema siis igal juhul kriitiliselt kõiki neid ideid ja igasugust infot, mis sa saad hinnata ja kontrollida. Nii et see oli siis see, millele tema kõige rohkem tähelepanu pööras. Nii et see oli selline väga huvitav ja inspireeriv ettekanne. Nii et õpetaja ei saa öelda päriselt, et ta jätab selle tehisintellekti ajastu vahele? Ei,
selles mõttes seda isegi probleemi püstitus seal ei tekkinudki. Et pigem oli see, et igal juhul on see tehisintellekt siin ja õpetaja peab siis nii-öelda hindama ümber oma selle rolli sellest lähtuvalt. Väga hea, aitäh, Kristi. Et siis ole nii kaua meiega, kui sa saad. Kellel on Kristile küsimusi, saate chati panna. Aga meie liigume edasi ja mina annan sõna Airile. Ja aitäh, Ingrid, sulle. Ja nagu eelnevalt juba öeldi, et meil kõigil oli veidike oma fookus, et kui Kristit köidavad need robotid, siis mina üldse robotiinimene ei ole ja kõndisin nendest suhteliselt rahulikult mööda. Küll aga keskendusin jälle oma eripäradest tulenevalt siis õppeprogrammidele ja ka sellistele, mis sobivad alusharidusse, mis toovad õppetöösse mingisugust liikumist. Ja kui ma nüüd üldistan oma 3 käiku, siis tõesti roboteid on jätkuvalt palju, aga mida mina ei näinud, võib-olla ma arvan, et me ei jõudnud ka 100% kõiki läbi käia, mis oli aastal 2019 väga popp, oli 3D printimine. Seekord ma ei tea, kas ma nägin ühte või ei näinud sedagi. Väga palju oli STEM-vahendeid, ma kirjutasin omale üles, ma olin sekretär, Ingriti sekretär, siis ma kirjutasin üles, mul täna hea seda siis kasutada. Ja mida varem ei ole olnud, vähemalt ma ei mäleta, et oleks olnud varem riikide bokse. Ja siis ma mõtlesin, kus Eesti boks on? Me teeme nii palju, kus Eesti boks on? Aga küll ta tuleb. Ma usun, et ta tuleb. Aga kui paluti teha siia esitlust, siis ma mõtlesin, et mida ma võtan teile siit kaasa ja proovisin siia panna mõned sellised õppeprogrammid, mida me võib-olla päriselt saame ka kasutada. Välja arvatud nüüd siis see keskmine, see X-vool. Ja mina olen siis ka seda tüüpi, et mina armastan kaasa võtta igasuguseid neid materjale, et neid pärast lugeda ja uurida. Ja ma loodan, et mul siit läbi tausta tuleb ka. Peaks võib-olla korra tausta ära võtma ja siis sellega saaksin ma natuke hiljem seda kõike siis täpsemalt uurida. Aga üks minu jaoks uuem keskkond, mida ma ei olnud varem näinud, kui meie hulgas on praegu altklasside õpetajaid, oli siis see Anton. Kas Antonit on varem ka olnud, aga minu fookuses ta ei ole olnud. Ja miks ma ta siia panin, sest Anton tõesti on suurel määral tasuta ja üllatus, tal on isegi veidike eesti keele tuge. Küll võib-olla ta veel areneb selle koha pealt. Tal on siis sisse ehitatud ülesanded erinevates ainetes ja mul on õpetajana hästi lihtne teha õpilastele niisugune õppekeskkond. Ma ise olin siis äpina õpilane, õpilasel ei pea mingit kontot olema. Ja siis ma hakkan nägema, kuidas ta neid ülesandeid lahendab. Toredad mängulised ülesanded, ingliskeele tunnis minu meelest ideaalne, matemaatika tunnis väga äge. Aga jah, võib-olla teiste ainetega see natuke see keele osa jääb siia juurde, et Anton ja tal oli siis ka, nii, ma vaatan kohe, kas ma saan korraks backgroundi tagant ära. Tal anti kohe kaasa ka sellised nagu inspiratsioonikleepekad. Et kui ma siis lastega neid töid teen, siis ma saan neile sellist inspiratsiooni anda. Et see oli päris tore asi ja kui keegi veel Antonit nägi, siis kindlasti andke teada, kas ja kuidas teil läheb kasutamine. Teine on X-vool, siin sa näed siin all on siis see video on küll praegu jäänud seisma. Ingrid, sinuga me mängisime seda, mäletad, eks ole? Tegemist siis tegi matemaatikat ja inglise keelt, kus sul ülesanded on siis pandud virtuaalselt seina peale ja sina siis nii-öelda teed nendele füüsiliselt vastad. Ma olin kohutavalt häiritud, sest Ingrid kogu aeg võitis. Aga see on sellepärast, et tegemist oli inglise keele keskkonnaga ja Ingrid oskab inglise keelt minust lihtsalt kordades paremini. Vähemalt ma lohutan ennast sellega. Aga küll mulle meeldiks, kui meil oleks sellised seinad. Siin paraku peab ütlema, et hind muidugi paneb piirid ette. Ja loomulikult saime ka kokku päris paljude toredate vanade tegijatega, kelleks näiteks siis ma praegu valisin siia välja Edpuzzli. Kas keegi mäletab Edpuzzli? Ja noogutab, teised ka, kui keegi on.
oli siis videote küsimuse keskkond, aga sattusime kuulama siis ühte õpetajat, kes rääkis, kuidas tema kasutab keskkonnas olevat õpilastele andmise siis niisugust võimalust. See oli väga inspireeriv, seesama Sarah Cooper rääkis väga toredasti, kuidas ta seda teeb, nii et ma arvan, ma annan Edpuzzlile uue võimaluse ja soovitan teile ka. Ja kuna me saame seda tasuta kasutada, siis ilmselt on see hea otsus. Lähme edasi, Ingrid, ma tegin teise slaidi veel, ühega ei suutnud piirduda. No väga hea. Ja mida siis tõin välja, jälle vana hea tuttav Classroom Screen, mida kindlasti väga paljud õpetajad kasutavad, küll seal on palju uuendusi. Ma pean küll ütlema, et nad enamasti on võib-olla selles tasulises pro-versioonis, aga ta pro-versioon on suhteliselt odav. Tasuta uuendused, mis ma suutsin kohe vaadata, oli see, et nüüd tal on nagu mitu seina, et ma saan näiteks eesti keele tunniks teha oma Classroomi, lükkan edasi, tuleb matemaatikatunni ülesanded valmis ja nii edasi ja nii edasi, et see oli päris äge. Täiesti praktilise asjana me kohtusime Google'iga, käisime Google'i peakontoris ja kaks asja minule siis sealt Google'i peakontorist. Üks, minul on siis selline nii-öelda kingituseks anti meile 100 ideed, kuidas Google'i, mis nad siis on siis, kuidas Gemini'd siis ära kasutada hariduses. Ja ma leidsin selle sama asja ka internetist üles. Ning panin teile siia lingi, eile õhtul veel mõtlesin, et tõlgin ta oma õpetajale ära, panin ta Canvasse, Canva tõlkis mul selle 127 lehekülge ära kenasti, aga sealt peab natuke veel töötlema selle disainiga ja proovisin siis, siin see alumine on siis see üks tõlgitud versioon, vaat see õpilaste kasutus ja ma proovisin siis eile teha füüsika simulatsiooni. Ma füüsikas väga kõva ei ole, aga tänu sellele kaardile sain ikkagi selle simulatsiooni gravitatsioonist edukalt valmis. Ma olen enda üle väga uhke. Ja väga ägedad ideed, teil kõigil on võimalik neid siis vaadata, mis meie saime füüsiliselt kaasa. Ja viimane soovitus. Ma panin siia pildi Google'i peakontorist Londonis. Seal on väga lahedad pildid. Mis te arvate, kuidas need pildid on tehtud? See on lihtsalt nii ülilihtne ja nii äge võimalus. Ma ei suutnud jätta seda siia panemata. Mina alguses arvasin, et see on nüüd mingi tohutu disainer on sinna palgatud ja et kus ta on teinud seal näha kõik Big Benid ja asjad ja siis see minu kõik siis lükkus kokku, kui ma nägin seda teiselt poolt. Just. Nii, ma vaatan, kas chatis on mõni vastus. Nii. Õige, Brit, tubli, need on post-itid, see on nagu pikselgraafika või selline pikslikunst, kõik need asjad on ehitatud lihtsalt post-itides. No geniaalselt lihtne asi, kasutatav igas koolis. Nii et kui tuleb sõbrapäev, ehitage post-itides südameid ja mõelge Google'i ja minu peale. Aitäh, Ingrid, lähme edasi. Ja ma küsin Airi ka veel seda, et kui sa nüüd need tõlked teed, et kas sa oled neid ka nõus äkki jagama, et juba siis kulutame äkki vähem seda ressurssi, igaüks ei hakka tegema. Ja ma lihtsalt olen mõelnud, et kas Google lubab mul seda tõlget teha nii-öelda väljaspoole oma maja. Aha, no vot, see on nüüd juba eraldi küsimus. Just. Aga ma kahtlustan, et ma jääksin praegu küll oma maja sisse, aga kui me saame selle vastuse, sest tegelikult on ta ju olemas, seal ei olnud ühtegi autorimärget. Et need on lihtsalt selles mõttes head, et me tihti ei oska, eks ole, neid vahendeid kasutada, need on sellised metoodilised nipid, mis aitavad üle, et sul on see vahend käes, sa mõtled, aga kuidas? Ja siis sa saad nagu mingisuguse sellise toreda lükke, eks ole. Ja, et ma ka, kui sa vaatad seda algumist, seda õpilase kaasatuse kaarti, siis see prompt, mis seal oli, päris nii ei töötanud, aga ma sain sealt alguse ja sealt nii-öelda edasi juba hakkasin toimetama, nii et päris head ideed, ma ei oleks selle peale ise tulnud. No, väga hea, aga inglise keeles te saate need kaardid küll kätte. Just. Ja tõlkida oskab tänapäeval AI abil igaüks. Ja nii, Diana, mida sina nägid? No nii, ma kõigepealt ütlen seda, et mis minu arust on nagu kõige suurem muutus olnud, võib-olla võrreldes sellega, kui ma käisin esimest korda 2016 ja kui ma käisin see aasta, siis
ma mäletan esimestest kordadest, kuidas ma ostsin tegelikult kaasa päris palju asju, füüsilisi asju. Ma ostsin kaasa ühe sellise dokumendikaamera, sellise huvitava pisikese. Ma mäletan, et ma ostsin sealt kõrvaklappe kaasa, sest seal olid väga head spetsiifilised õpilastele suunatud ja pärast veel tellisime. Et sellised nagu vahendeid oli hästi palju koha peal, mida sai endale kotti kaasa osta ja selline müügiletid olid ka. Et kui nüüd võtta, et kui praegu lähed Petile, siis tegelikult on pigem kõik läinud teenusepõhiseks ja pigem tahetakse sulle müüa siduvaid teenuslepinguid kui müüa kaupu. Aga neid kaupu on ka, aga need kaubad on tavaliselt sellise mingi sidususega siis nii-öelda kliendi küljes kinni. Et see võib-olla nihe on siis minu jaoks kõige suurem nihe olnud selle 10 aastaga. Aga mis ma siia välja noppisin nendest nii-öelda asjadest, mis mulle silma jäid ja vaatasin just siis selliseid turvalahendusi, siis ühed sellised üsna populaarsed sel aastal ja mida ma varasemalt ei ole kordagi näinud, olid just veipimise detektorid ehk veebidetektorid, mis siis olid mõeldud koolidele paigaldamiseks tualettruumidesse ja hinnaklass oli selline, kõige odavam vist oli 250 ja kõige kallim oli 800. Aga see sisu, mida nad siis tegid, oli natukene võib-olla erinev, et see kõige kallim versioon on ka siin pildi peal praegu. Minu arust oli see vist see kõige kallim variant, jah. Ja see tuvastas lisaks siis veipimisele, suutis tuvastada ka narkootikume, kui tarbitakse. Ja siis on veel eraldi selline hääle tuvastus, mis tuvastab, kui on tõenäoline kiusamine toimub. Et kui on sellised ebanormaalsed hääled, mis võivad AI-le, seal sees on siis selline AI sensor, mis võivad siis sellele tunduda kui kiusamise hääled. Et ja noh, see süsteem siis, seal sai väga erinevat pidi panna, et kas siis saadetakse SMS, kas tuleb arvutisse pop-up aken, mis teavitab. Seda konkreetset süsteemi sai ka siduda kooli turvakaameratega, et siis näiteks kellaaja järgi välja võtta, et kes siis sisenes või väljus. Ja siis selline süsteemi pilt on siis see järgmine pilt, et kuidas see aruanne ja väljavõte siis tuleb, et kui kaua see situatsioon seal toimus, kui kaua seda veipi tehti, mis kellast, mis kellani ja nii edasi, et sellised päris huvitavad lahendused. Ja siis teine selline kontrollilahendus võib-olla, mis siis, millest hiljem Kairi räägib rohkem ka võib-olla sellest nagu laiemast vaatest, olid siis, kuna Inglismaa väga tegeleb ka siis selle nutiseadmete probleemiga koolis ja et vähendada seda, siis oli päris mitu pakkujat. Siin pildi peal on nüüd üks, aga tegelikult neid pakkujaid on veel, kes siis pakuvad sellist telefonide lukustussüsteemi, kus iga õpilane saab või ostab endale sellise telefoni turvakoti hommikul kooli sisenedes. Paneb ta selle telefoni sinna kotti, lukustab seina peal oleva magnet selline alus, seal lukustab selle kotti ära, seda kotti ei saa ilma selle magnetita enam avada ja koolist ära minnes saab siis uuesti seina peal selle lahti teha ja oma telefoni välja võtta. Ja see kott on igal õpilasel individuaalne. See koti hind oli umbes 20 naela ja see pakkuja ütles näiteks, et osad koolid on ka teinud niimoodi, et lihtsalt pere ostabki lapsele selle koti, kui ta kooli tuleb. Ja siis on ka sellised mobiilsed lahtilukustussüsteemid, et kui koolipäeva ajal on vaja telefoni kasutada, siis saab selle koti lahti lukustada. Et selline lukustussüsteem siis, et vähendada koolis telefonide kasutamist. Ja siis tarkvara poole pealt jäi silma selline Invigilator äpp, mis tegelikult siis on justkui nagu selline eksamite turvasüsteem, mida siis koolid saavad kasutada nii, et ta kaamera abil siis tuvastab õpilase selle nii-öelda persooni, et kas on üldse õige inimene seal taga, kas tema käitumises on mingisuguseid probleeme, ehk siis paneb nii-öelda lipukese külge, kui mingis osas võib tunduda, et see õpilane tegeles millegi muuga või rääkis kellegiga,
Ja siis automaatselt ka siis proovib siis tuvastada, et kas see tekst, mis õpilane kirjutab, on tema enda kirjutatud või siis on see AI poolt. Aga selle AI osas nad siis ütlesid ka kohe ära, et noh, kohtusse nad sellega vaidlema ei läheks. Nii et ega seda päris nagu tuvastada ei saa, aga see oli selline üks osa süsteemist, siis oli see AI detektor seal sees. Nii, aga siis minul oli teine slaid veel, nii et siis võib edasi panna. Ja teine selline huvitav, mis minule silma jäi, oli siis esiteks Google'i poolt, et sealsamas Google'i peakontoris oli meil võimalik siis teha selline tuur ja vaadata Google'i selliseid erilahendusi, mis siis on just erivajadustega inimestele mõeldud. Ja näiteks oli seal siis Chromebookidele selline spetsiaalne arendus tehtud, kus saab siis programme juhtida silmadega. Siin pildi peal on üks näide siis sellisest, see oli nagu selline sõnade õppimise mäng, et see kaamera jälgib su silmi ja siis sinna, kus sa vaatad, sinna hiir liigub ja hiir liigub sinu silmadega koos ja kui sa tahtsid seda ikooni siis avada, siis sa pidid suu lahti tegema ja see oli siis hiireklikk. Kõrvalt oli seda muidugi väga naljakas vaadata. Ma ei hakanud seda pilti panema, kuidas ma neid aknaid avan, aga see oli päris naljakas ja tegelikult teine selline Chromebooki lahendus oli just samamoodi, aga ta oli siis nagu mänguline, ehk siis rallimäng. Seda ma proovisin ka ise mängida ja absoluutselt ebaõnnestusin kogu aeg. Et kus siis auto sõitis rajal sinna, kuhu silmad vaatasid. Ja täpselt niimoodi keeras, aga automaatselt sa ikkagi vaatad ju nagu, mina vaatasin automaatselt teepiirdesse, et kuhu ma ei tohi minna. Ehk et ma kogu aeg juhtisin auto nagu teelt välja, sest ma pidin kogu aeg tegelikult vaatama tee keskele. Aga et inimestele, kellel siis näiteks, kes ei saa käsi kasutada, et nemad siis saaksid ka proovida ja arvutit kasutada. Ja siis olid sellised erinevad füüsilised abivahendid ka, et siin ühe pildi peal on näidis, kuidas sai siis hiireklikk, oli siis põsega hoopis, et sa ei pea ka põsega sinna vastu vajutada ja siis see nii-öelda klikkis ja sellega sai siis ka, siin oli üks mäng selline. Ja siis üks selline tore näidis oli täiesti mitte digitaalne, aga selline lusikas, mis paindus siis selline see lusika ots nagu keerles niimoodi, et sa said võtta, isegi kui käsi oli väga ebastabiilne, siis midagi sealt lusika pealt maha ei kukkunud. Ja viimane asi, mis ma siia panin, oli hästi lihtne lahendus tegelikult. Sellised need tavalised suured värvilised, mis müüakse, müra summutavad kõrvaklapid. Ja üks tootja oli siis nende sisse arendanud sellise spetsiaalse kuulari. Ja see kuular oli ühendatud siis õpetaja kaelas oleva sellise saatjaga. Nii et kui õpetaja rääkis, siis see õpilane oma kuularist kuulis ainult õpetajat ja kõik see klassi müra ja see taust kadus ära, et ta seda ei kuulnud. Ehk siis sellist, et kui eriti sellised helitundlikud ja võib-olla sellised õpilased, keda väga häirib muidu teised õpilased seal ruumis, siis just nagu nendele suunatud, et sa kuuled ainult, mis õpetaja räägib. Nii, selline ülevaade siis minu poolt. Kusjuures selle Google'i puhul ju tõesti oli, et nad ütlesid, et nad väga keskenduvad sellele kaasavale haridusele ja mulle jäi seal kõlama nagu mõte, et tegelikult kõik oleneb sellest, kuidas ümbruskond suhtub erivajadusega inimesesse, et see niimoodi tema seal hakkama saab, eks ole, nii et see oli jah, me saime nagu piiluda nende laborisse mõnes mõttes, et nad olid väga uhked selle üle. See oli väga põnev, jah. Ja muide selle Chromebookide kohta nad ütlesid, et kui koolides on Chromebookid, et otsige üles, et tegelikult see silmadega liigutamine, et seda saab igaüks panna. Nii et peame uurima. Nii. Aitäh, Diana, ja liigume edasi. Ja Kaia, sina vaatasid mööblit või? Ma ütlen paar märkust siin enne eelneva jutu kohta, et siin oli juttu õpilastest ja seekord võib-olla oli ka eelnevatel aastatel on olnud, aga mina ei märganud, ma märkasin seekord esimest korda, kus ühes boksis olidki õpilased, need, kes tutvustasid, need olid ka mingid väiksed robotid.
ja nad olid ka kuskilt sealt Aasia poolt oli see pärit, minu meelest need ei olnud päris Korea boksid olid nagu teises kohas. Siis oli üks asi ja teine asi, kui Airi rääkis siin, et miks ei olnud Eesti boksi, siis mind väga üllatas, noh lisaks sellele, et ei olnud Eesti boksi, üllatas mind see, et Ukraina oli kohal. Et praegu, kui nendel on sõda ja kõik sellega kaasnev, siis see ja meie ei saa siis tulla, eks ole. Nii, aga nüüd selle mööbli juurde, et kui me käisime 10 aastat tagasi, siis oli väga palju sellist mööblit, mis oli hästi lihtsalt liigutatav. Sai panna erineva kujuga laudadest kokku rühmatööks sobivamaid vorme. Need ei olnud kandilised, nad olid miskit pidi, ma ei tea, kuidagi kumerad lauad tulid lõpuks kokku, siis pakuti selliseid laudu, mille peal oli võimalik kirjutada. Ja hästi lihtsalt sai selle kirjutatu sealt pärast ära pühkida. Ja toolid olid kuidagi mugavad. Noh, kui ma mõtlen oma kooli peale, siis meil olid sel ajal nii rasked toolid, et kui näiteks tahta rühmatööks klass ümber sättida, siis no, see oli praktiliselt võimatu õpetajal, kes läheb tundi, see oli füüsiliselt täitsa pakkus nagu väljakutset, ütleme niimoodi. Ja seekord oli mööblit oli väga vähe, ma nägin võib-olla 2-3 kohas ja mis oli nagu mind rabas seal ühes boksis, vot seesama, kus on siin see toolide näidis, oli tehtud video sellest, kuidas mööblit võib, no kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, minu meelest oli seal tegemist sellega, et sa võid mööblit lõhkuda, kuidas tahad seda tooli peksta vastu seina või vastu põrandat ja see ei lähe katki. Ma saan ideest aru, aga see video oli kuidagi hirmus. Et nii et nii palju siis mööblist. Ja muide, see on üks ja sama teema, et kui me räägime vaimsest tervisest ja mina olen enda jaoks mõelnud sellise sõna välja nagu ärevikud erinevatel põhjustel, et noh, ma ei tea, võib-olla tõesti peabki mööbel olema nüüd meil ekstra hea, aga kui selle vaimse tervisega, ma olen täiesti kindel, et neid on erinevaid, pakutakse erinevaid võimalusi, kuidas seda vaimset tervist, no ühesõnaga, kuidas inimene saaks näiteks keset koolipäeva natukene rahuneda, siis minu meelest 3 aastat tagasi oli väga põnevaid kohti, et nüüd ma nägin ainult seda üht teiki, mis on ka natukene lahja, et siis olid erinevad sellised, noh, kuidas ma ütlen, niisugused kookonid ja koopakesed, kuhu sai minna sisse üksinda või kahekesi ja seal oli erinev valgus ja erinev muusika ja need olid hästi muhedad kohad ja mind tõesti üllatas, et sel aastal ajakirjanikele pakuti sellist natuke nagu üksi olemise, tegelikult kaksi olemise bokse, aga et selleks, et kooli osta või õpilastele, noh, ma isegi nagu, see oli nagu ootamatu, et neid ei olnud. Ja siis 3. pildina ma panin, Airi juba natukene näitas seal erinevaid mänge, mida sai lasta seina peale või põranda peale, et neid oli ka minu meelest 10 või 9 aastat tagasi oli neid hästi palju erinevaid, väga erinevaid põranda peale projektorist lastud mängud, kus sai teha igasuguseid toredaid liikumismänge kas või vahetunni all. Ja nüüd jäi mulle silma male, mida ma enne, kõik on nagu siiani, noh, mida mina olen märganud, on olnud sellised õppeainete põhised, noh, inglise keel või matemaatika või tõesti, millest seal Airigi näitas. Aga nüüd ma nägin malet, võib-olla sellepärast ka, et meil on koolis päris malering, et see jäi mulle silma. Ja siis olid veel, ma tahan selle lihtsalt ära mainida, enne kui tuleb, äkki see oli Kairi, kes näitab ühte kollast mängu, et kui räägiti väga palju sellest, et kuidas sellest nutivahenditest noh, natukene aega püüda lapsi eemal hoida
ja pakuti välja mänge, mis toimusid küll näiteks õues või kuskil, no ma ei tea, näiteks spordisaalis, aga selleks, et neid mänge mängida, oli vaja mobiiltelefoni, et see selline naljakas lugu. nii, see on nüüd minupoolne väike No väga, vaade. väga hea. Kaia, kui saaksid, kas siis võtaksid telgid kaasa või toolid kaasa, kummad sa siis valiks? ja telgid. Päris iseenesest selline tore lahendus, ma arvan, saaks lahendada ilma petil käimata ka, eks. jah, Nii, väga hea, liigume edasi ja annan sõna Kairile. Mida sina nägid põnevat? Ma alustan võib-olla siis sellest, et kui eelmine aasta sai valmis see nutivaba kooli juhend või abivahend või abijuhend koolidele, et siis ma käisin koos paljude teistega kuulamas sellist arutelu nutitelefonide keelamine versus telefonivabad koolid. Ja kuigi see oli esitatud küsimusena, et mis on see erinevus, ega nad nüüd päriselt sellele küsimusele ei vastanud, aga nad tõid küll selle, seal osalesid päris huvitavad persoonid. Näiteks oli üks endine UK haridusminister, siis oli üks koolijuht, siis oli ettevõtete esindaja ja moderaator oli siis ajakirjanik, nii et päris selline, no igal juhul ekspertide kogu oli, ei olnud lihtsalt inimesed, kes arutasid siin nutitelefonide teemal. Ja nad ütlesid, et viimase 10-12 aasta jooksul on see hoiak ühiskonnas muutunud, et kui varem oli see, et oli vastuseis, et ei tohi telefon ära võtta, siis nüüd on kujunenud kuidagi selline laiem selline mõtteviis, et telefonivaba koolipäev toetab siis õppimist, heaolu, sotsiaalset arengut ja on igati õpilase suhtes kasulik. Ja nad kenasti sõnastasid selle, et meie eesmärk ei ole õpilastelt midagi ära võtta, vaid anda neile tagasi nende keskendumisvõime, turvatunne, vahetu suhtlus ja vabadus olla siis vaba pidevast digitaalsest survest. Ja rõhutati seda ka, et kui kõikidel või kui kellelgi ei ole koolis telefone, et siis see koolikultuur nagu tervikuna paraneb. Et siis on imelik kellelgi nagu välja võtta telefoni ja vaadata ikkagi mingit nagu tunniplaani näiteks, nagu kogu aeg on vaja vaadata ju. Selle arutelus toodi välja ka see, et hästi oluline on valitsuse roll, et selged riiklikud suunised aitavad koolijuhte ja olukordades, kus mõned lapsevanemad näiteks ei taha neid muutuseid, aga rõhutati ikkagi, et need muutused, sellised kestvad muutused tekivad ikkagi koolis. Ja siis nad tõid välja lõpus ka õpilaste kogemuse ja ütlesid, et mõned õpilased, kes alguses olid kriitilised, ma ei usu, et neid oli mõni, kes olid kriitilised, aga mõne nädala möödudes nad olid juba väga kergendunud, et vähenes surve sotsiaalmeediast kogu aeg millestki ilma, et nad ei soovinud enam naasta tagasi selle telefoni kasutuse juurde. Ja tegelikult oli selline huvitav kuulamine. Nii. Siis edasi ma tooksin välja ja täiendaksin nüüd seda Diana lauset, et mitte midagi osta ei saa ja tõesti ei saanud osta. Ma vaatasin neid õpikuid, mis on siis siin all vasakus nurgas ja olid väga huvitavad. Alates sellest, et digitaalsed avastused 1.–12. klassini. Kõik paberilõpikud. No siis olid need Word, Excel, PowerPoint, siis oli AI õpikud, andmeteadusõpik, mis mul eriti huvi pakkus. Ja küll heaga ja põhiliselt ikkagi heaga proovisin siis, et kas saaks selle õpiku osta. Ei saa. Küll aga saab Eestisse neid õpikuid tellida, kui kellelgi tekib huvi Rahvaraamatu kaudu ja DigiKey Estonia kaudu, väidetavalt siis. Kogemus puudub. Aga olid tõesti huvitavad küberturvalisuse õpikud, Internet of Things, et nad olid osaliselt AI toega tehtud, aga ikkagi olid nii-öelda didaktikud seal nende õpikute taga, et ei ole puhas selline AI, et on mingid
lihtsalt valmis tehtud. Nii, siis see, millest Kaia rääkis, need kollased klotsid olid siis tõepoolest need, et paiguta koolimaja peale või siis kuskile õue need klotsid ja siis selleks, et õpilased saaksid seda mängu mängida, peavad neil ikkagi olema siis mobiiltelefonid, aga jõuavad siis selle klotsini ja siis nad saavad seal mingit ülesannet lahendada. Siis kaks sellist võib-olla väiksemat asja. Üks oli see nii-öelda seinagraafika või dekoratiivsed lahendused ja ta oli lihtsalt niivõrd kuidagi mõjus. No selline suur, võimas ja mulle isegi meeldiks võib-olla, kui koolisein oleks kaetud niimoodi, mõned seinad, mitte kõik ilmselt. Nad ise ütlevad, et nad parandavad õpikeskkonda visuaalselt ja õppimist toetavalt. Ja panin ka siia ühe sellise digitaalse pliiatsi, kus eriti rõhutati, et see on väga ergonoomiline. Me proovisime seda käes hoida, nüüd liiga ergonoomiline ta ei tundunud, aga ütlevad kodulehel, et see on ikkagi pro-tasemel ergonoomiline pliiats. Et noh, kui keegi soovib ja tal on Apple Find My tugi ka, et see on nüüd üks selline võib-olla, mis võiks välja tuua. Ja siis lõpetuseks ma ütleks, et kuna oli tegemist jalutuskäiguga küll Petil, aga ikkagi jalutuskäiguga, siis me kõndisime ka Petist väljapool ja jaanuaris on ikka lumikellukesi päris tore vaadata. Sa leidsid need üles, jah? Nii, Brit kirjutab, et tema proovis pliiatsit osta, aga ei saanud. Aga nende seinade, nüüd see voolaadsed, mis su tunnetus on, et kas Eesti koolid vajaksid selliseid seinu või sellist klassiruumi või on meie koolid juba isegi piisavalt ilusad? Mõned ju jälle väidavad, et mida rohkem seda infot seal seina peal on, seda raskem keskenduda. Eks ta parasjagu väsitab ilmselt kindlasti on, jah. Sest üks asi, kus me saime käia, ma ei teagi, Kairi, kas sa olid ka, oli see Google Experience töötuba, et kus oli ju meil lausa niimoodi, et tossu oli lastud klassi. Et saime nagu õpilase rollis, kui ma pärast küsisin, et miks selline, et kas näitate, et õppimine on selline hajutatud või siis nad ütlesid, ei, et oleks filmilik, et oleks selline põnev. Nii. Aha, mis takistuseks ostmisel sai? Ma arvan, et neil ei olnud, eks ole, neid vahendeid, et seda üldse müüa, eks ole ju. Et nad ei olnud selle peale mõelnud ja see oleks tähendanud, et oleks ju neil ka need asjad kohal ja nii edasi. Ja pluss internetiga oli seal päris palju probleeme. Nii et kui neil oleks olnud ka seal mingisugused need müügiaparaadid kohal. Nii, aga ma võtan siis siin lõpus veel natukene kokku, paar mõtet veel. Kuigi just kuulates, ma arvan, et siin mõtted alles hakkavad, eks ole, tekkima, et oi, et mida me veel nägime ja mida me veel tegime. Aga üks selline päris põnev asi, mille ma panin siia sellepärast, et äkki te saate seda oma koolides ka kasutada, on, nemad kutsuvad seda table talks. Ja sinna soovitas mulle minna Siret Piir, ütles, et väga põnev. Ja tegelikult on ta siis selline mitteformaalne selline vestlusring, et kusagil siis 45 minutit ja pannakse siis selliste ümmarguste laudade taha siis inimesed istuma. Sa kõigepealt registreerud ära, et sa tahad sinna minna, siis sa valid selle teema, mis teemal sa tahad rääkida ja nemad ütlevad, et siis 2024 oli siis esimest korda see Petil. Ja see probleem on võib-olla siin, mida nad lahendavad, on ju see, et tegelikult kui me seal ringi käime, siis me puutume tohutult palju kokku just nende igasuguste siis, eks ole, tarkvara ja riistvara arendajate ja nõnda nimetatud müügimeestega. Aga tegelikult on ju olukord selline, PET on täis haridustöötajaid, aga omavahel me ju suhelda ei saa. Et ma ju ei võta nööbist kinni suvalisel, kes vastu tuleb, ütlen, oi, kus sa pärit oled ja mida sa mõtled, eks ole. Ja see nüüd loob nagu sellise võimaluse, et inimesed saavad siis kokku. Ja mina osalesin siis ühes vestlusringis, mille teema oli, et mis on teie mured seoses sellega, kuidas õppijad tehisintellekti kasutavad. Ja seal oli, ütleme niimoodi, natuke see korralduslik pool natukene lonkas, et seal pidi üsna kaua ootama, aga ütleme niimoodi, et lõpuks saime lauda ja sattusin ma lauda siis eelkõige siis Inglismaalt pärit inimestega või vähemalt nemad olid siis natukene sellised aktiivsemad
ja tegelikult, mis seal nagu välja joonistus päris hästi, oli see, et nemad on praegu siis selles järgus oma koolides, just need, kes seal parasjagu istusid, et seda tehisintellekti pigem õpilase tööriistana välistada. Ja üks meesterahvas lausa ütles, et neil on koolis kõigil on iPadid ja nad on teinud selle iPadi tehisintellekti kindlaks, et sinna ei saa ühtegi sellist rakendust panna. Ja siis ütles, et kuna seal on ka nii palju selliseid õiguslikke probleeme ja kõike muud, et siis nemad nagu pühivad oma käed natukene puhtaks. Et õpetajate vaates, et õpetajad loomulikult seda nad rääkisid, et õpetajate vaates seda kasutust on. Nii et, et selles mõttes oli päris huvitav nagu kohtuda. Ja seda Table Talksi sellist vestlusringi kui sellist, miks mitte ka Eestis kusagil kasutada, et see ütleme, natuke meenutab võib-olla maailma kohvikut, aga ta on vähem ametlik. Et väike selline aruteluaeg, teema on ees ja kõik lahkuvad sealt lauast siis mingi kogemuse võrra rikkama. Ja siis ma panin ka selle Google'i kontori siia, mida me seal Londonis külastasime, aga tegelikult minu meelest silma torkas see, et need suured firmad olid ikkagi hästi suured, nende boksid olid tohutult suured. Microsoftil ja Google'il ja Canval ja nii edasi. Ja siis oli terve hulk selliseid pisikesi tegijaid, eks ole. Ja Google'i kontoris, kui me käisime, siis seal oli korraldatud siis selline kohtumine, et me saime PET-ile minna siis tänu Haridus- ja Teadusministeeriumile ja me saime kuulata siis, mida arvab hariduses Sal Khan, kes on siis Khan Academy asutaja. Ja tegelikult selle PET-i ajal siis nii Google kui ka Khan Academy siis tõid välja selle, et nad alustavad koostööd omavahel ja et Khan Academy hakkab ka Gemini platvormi võimalusi kasutama. Aga mis minu jaoks oli seal nagu selline, natuke võib-olla, ma ei taha öelda, et silmi avav, aga põnev oli see, et kui me oleme tavaliselt võtnud seda, et see Khan Academy, et see on ju kõik see, ütleme siis selline loodusteadus ja informaatika ja nii edasi, siis tegelikult see öeldi seda, et aina olulisemaks muutub lugema õppimine ja lugemine. Ja et nad on nüüd rajamas ka siis sinna Khan Academy'sse siis selliseid asju, nagu te näete siis English Language Arts ja nii edasi, et nad loovad sinna kursuseid, mis õpetavad lapsi lugema. Ja põhjus on selles, et kui õpilased ei oska lugeda, kui nad ei saa aru tekstist, siis see tähendab seda, et tegelikult ei saa nad ka aru pärast ülesandest, mis on siis hoopis võib-olla matemaatikas tekstülesanne või siis loodusteadustes. Ja ma juba käisin vaatamas ka neid lugemisteste, proovisin neid 4. klassi lugemisteste, et nad tegelikult nad meenutasid meie neid funktsionaalse lugemise teste. Aga ütleme, et nad olid arendatud võib-olla seal juba samm natukene edasi selle poole pealt, et sa mitte ei otsi sealt tekstist mingit vastust, vaid sa pead tegema mingi järelduse, et kui keegi on näiteks rääkinud sellest, kuidas ta näiteks seal üritab plastikpudeleid maailmas vähendada, siis ütleme seal vastuse variantides siis öeldakse, küsitakse, et mis on tema reaalsed sammud või tegevused, mida ta on teinud. Et sa pead natukene oma mõtlemistasandilt minema nagu edasi. Nii et tegelikult tasub nendele asjadele pilk peale visata, kes on inglise keele õpetajad, saavad kindlasti kasutada ka. Nii et selline huvitav siis olukord. Nii, aga jõuame nüüd, mind väga huvitab, et mida siis teie lisasite Woogläppi, et kui meil oli küsimus teile, et mida teie olete siis PET-ilt saanud või näinud, ma võtan selle Woogläppi lahti, loen need vastused teile siin ette, nii, praegu on 3 tükki, aga vaatame. Et siin kedagi kõnetasid väga uued Lego Education informaatika ja AI komplektid koos keskkonna ja tunnimaterjalidega. Nii et näete, siis järelikult tasub teil minna Lego lehele ja vaadata üle, et nii nagu Kristi alguses rääkis, et see informaatika ja robootika, et see osa on seal päris tugevasti hästi oli esindatud. Siis on siin järgmine mõte on, et uued õppematerjalid, keskkonnad, praeguste koostööpartneritega kohtumised, uute koostööpartnerite leidmine, erinevate keskkondade litsentsid tasuta mingiks perioodiks. Jah, et seal oli näiteks võimalik saada Kahooti litsents 1 kuuks, sest Kahoot on ka tohutult arenenud ja lisaks oma sellisele mängulisele poolele minu meelest loonud lausa õppekeskkonna. Ja veel nendest nüüd õppematerjalidest rääkides, et tõesti midagi kaasa osta ei saanud, aga kui ma näiteks Collinsi kirjastuse käest küsisin, et
mis on praegu nende jaoks selline kõige siis olulisem muudatus, et mida nad nagu toovad esile, siis nemad ütlesid, et nemad on loomas siis oma õpikutele selliseid AI tuutoreid juurde, et kui on tulemas õpilasel eksam, et siis ta saab minna siis sinna keskkonda ja siis ta saab vestelda siis selle AI tuutoriga just selle õpiku piires ja ütles, et selle üle on nad praegu nagu väga uhked, et see on nagu selline nende lisasamm, mida nad on siis teinud, nii et võib-olla Eesti õpikute autorid jõuavad ka varsti siis sinna. Nii, ja siis on siin veel, olen seedimas esimese korra külastus, palju infot ühe korraga. Et ega tõesti tegelikult PET on ju selline, et jalutus käib küll, aga info mõttes, kui palju sa jaksad korraga seda vastu võtta, see on juba hoopis ise küsimus. Et ega meiegi tegime nii, et tegime sellised tihedad päevad, aga mingil hetkel sa lihtsalt pead vahepeal puhkama ja mõtlema ja seda kõike seedima ja kokku panema. Nii, me oleme vist omadega mäel, ma lähen nüüd korra veel oma esitlusse siia tagasi. Me kirjutasime ka õpetajate lehteartikli, me saame selle lingi ka siia panna ja tegelikult nüüd omalt poolt meie täname teid kuulamast, loodame, et te saite siit praegu inspiratsiooni ja kui te isegi reaalselt PET-ile minna ei saa, siis online ikka saate, nii et ilusat päeva jätku kõigile.